juba 8. detsember, ehk siis alanud on meil uus nädal. Tavaliselt ma esmaspäeviti olen nagu ülimalt selline energiline, täis nagu mingit, ma ei tea, motivatsiooni ja nagu kõike teha, nagu selline hästi elav. Täna ma reaalselt magasin mingi 9,5 tundi nagu ja mu kurk omalus mul juba eile oli, nagu te seal vlogis nägite, aga mul täna on see veel rohkem ja veel rõvedamalt. Ja ma ei tea, kas see on nagu mingi külmetus või see on mingi viirus või nagu mis toimub, sest et noh, mul nagu praegu mingeid muid nähte ei ole. Seega väga raske on nagu mõelda, et nagu mis see nüüd olla võiks. Et jah. Aga teeme meie unboxingud ära, meil täna Benefitis ei ole midagi saada, sest et 8. on ära võetud, seda ma tean juba. Lähme kohe Killsi juurde. Ma loodan, ma saan kiiresti nagu terveks, sest et mulle üldse ei meeldi tõbine olla ja siis ma nagu, mu produktiivsus on lihtsalt 0 ja ma ei suuda tavaliselt haigena lihtsalt kodus istuda ja ma tahaks välja minna ja vlogmassi niimoodi, aga no ma ei tea, mis ma näitan teile oma sickness-päevikuid. Okei, šampoon, me saime ühel päeval saime selle nii-öelda conditioneri, siis meil on nüüd šampoon ka sama, ma ei tea, sarja oma või? Meile saime Bare Bellsist mingi, mis see ongi nüüd, peanutiga, maapähklivõiga selle Bare Bellsi, siis ma usun, et täna on meil parem õnn ja täna võiks olla see uus Cookies and Cream. See on ka päris yummy. See on roheline, okei. Ütlen taust, roheline on üks nendest, mis mulle eriti ei maitse. Üks nagu kõige vähem lemmikum on see peach. Aga see on siis nii-öelda järgmine sellest, aga samas ma arvan, et ma täna vajan seda, et veidikene nii-öelda üles ärgata või olla selline, et ma ei mõtle seda asja teha. Kuigi ma ei tunne, et energiaagid mulle eriti mõjuksid. Mõtlesin, et paneks jõululaule, et äkki tekitab mingit jõulumeeleolu, kuigi veits on lund maas, aga mitte eriti palju. Appi, mu hääl on imelik. Nii veidi on kuulda. Aga kuna ma pean koristama, siis ma mõtlesin, et ma lihtsalt tahaks nagu mingit meeleolu luua ja ma arvan, et sellise jõuluse meeleoluga on tunduvalt tore koristada. Loomulikult endal pesumasina siia kõrvale häält tegema, onju. Aga ma tegin kiirelt endal kulnud pähe ripsmeid natukene ja siis ma panen endale punniplaastrit. Ma võin täna hakata mingit põhja ega asja panema rohkem näole, sest mul on nagu siin mingi väike breakout toimunud. Ma arvan, nende päevade asjadega õigega seoses. Aga ma mõtlesin, tihti küsitakse just punniplaastrite koha pealt ja ma ütleks, et ma olen juba päris kogenud sellel alal, sellepärast, et ma olen proovinud äkki mingi 5 erinevat punniplaastrit, nagu firma oma. Ja siiamaani ma võin julgelt soovitada, et mu enda lemmik on Garnieri oma. Kes on võib-olla näinud, siis mul oli nagu Instas koostöö ka nendega, aga nad said nagu väga kiiresti mu lemmikuteks, sest et nad on lihtsalt nii läbipaistvad. Ja ma tean, et mõndade jaoks on nagu just see, et nagu neile meeldib, kui on nagu näha seda punniplaastrit ja mida kõike veel, aga mulle ei meeldi. Ma ei taha, et ta nagu teate, et ma mingi 10 000 punni näos on ja nagu ta nii mõnusalt sulandub lihtsalt naha sisse ära. Nagu, kas sa saad aru, et mul on midagi peale? Mina ei saaks igal juhul. Ja ta nagu päriselt toimib ka, et mul järgmisel päeval nagu ei ole seal enam olnud punni. Nii et, ja ta on minu meelest nagu kõige mõistlikuma hinnakvaliteedi suhtega ka see Garnieri oma. Aga lähme vaatame riided, sellepärast mul on 3 minutit aega ja siis me lähme etega laulma. Kiire outfit check, ei midagi erilist, aga lihtsalt My Proteini hall pusa.
Ja siis My Proteini need joogapantsid, nagu need mega mugavad ja mulle nii meeldivad. Nii et ja that's all. Ja siis on 2 erinevad sokid, sest ma ei liitnud õiget paari üles. Ja ma tean, et seal peab jalanud jalast ära võtmine. Ma loodan, et keegi lihtsalt tähele paneb. Mul on erinevad sokid. Pole hullu. Tšau, Jüte. Ja sa lehvitad mulle või? Lähme poriloiku küll praegu lähme, me lähme... Jüte läheb nüüd laulma. Luku pead ju lahti tegema. Nüüd sina aita. Mina aitan või? Niimoodi ei käi. Kas te näete edasi või? Jüte, ei saa siia minna ju. Jüte, kuidas läks seal? Kas sa laulsid seal ka või? Jütele meil see periood, kus kõike, mida sa ütled talle teha, ta tahab risti vastupidi teha. Ehk kui sa ütled, et kas me laulame, siis ta nimelt ei laula. Tule lähme paneme riidesse. Diiva Jüte. Mõistlikku juttu. Mõistlikku juttu, seda ma tulin mulgiputru sööma ja mulgiputru ei olnud. Jah, siis Maria vaatas valesti. Mul on just see, et ma ise igasuguseid selliseid koduseid klassikalisi asju võib-olla ei oska teha, ei üritagi. Ja siis on nii hea, kui kuskil päevapakkumises on. Lõhepasta on ka täitsa fine. Ja värskelt pressitud apelsinava. Ja meil oli just siin Jütel emotsionaalne lang. Ja et see nädal õigena kodus olemist mõjus talle väga. Nüüd, kui ta sai seltskonda, siis pool tundi inimeste keskel ja see päädis kaua see oli 10 minutit karjumist. Terve autosõit meil. Ja, ikka siuke korralik. Nüüd ta laadis ennast maha ja nüüd on mängu nurgas. Miks sa naerad? Ja ma ei naera, Jüte ei ole. Et minu meelest see on hästi hea kool veeta Mariel meiega selliseid hetki, sest siis ta teab, mida lapse kasvatamine päriselt tähendab. Ei ole kõik need super instamaamid, kes teevad tööd ja kõik on nii ilus ja tore ja pildid on ainult nagu fancy. Ei, aga tegelikult see reaalne elu on hoopis midagi muud. Ja minul on nii tore, kui minule Instasse kirjutatakse täpselt, et nad samastuvad. Neil on ka jonnihood lastel. Kõikidel 2 aastatel on praegu mingi jonnihood. Just lasteaia kasvataja kirjutas isegi, et tal mingi rühma täis olema lapsi. Ma ei tahaks tööle minna siis. Tartu linnas on siis jonnivate 2-aastaste epideemia. Lasen su süüa nüüd. Me oleme murus. Vaatame, millega Jüte tegeleb. Ta mängib seal. Jüte, kas sa mahla tahad juua? Apelsinimahla? Ei taha. Apelsinimahla. Little Dutch asjad on seal, ma näen. Kas sul on tore või? Tal oli tema see, kes on presentsiooni esitaja. Jah. Nii nunju. Mis teed seal? Tal on nii palju tegemist. Ma jätsin emme lõunat nautima ja ma ise tulin Kardestile taaskord tiiru peale tegema, et mingit story materjali saada ja asju ja vaadata, kas on midagi nagu uut ja põnevat ka. Minu arust Kardest on nagu täpselt selline koht, kus on nagu nii rahulik töötada või nagu, ma ei oska seda seletada, see on nii kuidagi selline kaif tunne ja mulle nii meeldib, et mul just selline nii-öelda võimalus tuli, et sotsiaalmeediat nüüd hallata. Seega jah, lähme vaatame, mida põnevat me leiame. See on üks mu lemmikuid nagu nurgakesi siin üldse, mul ei ole kuhugile neid LED-valgusteid panna, aga vaadake, kui cute'id need on ja nii ägedad. Nagu need on vist aia jaoks pigem, aga vaadake neid koerte armastajatele. Ja minu enda lemmikud on need ja armas. Ma praegu tulin siia sellesse osakonda, kus on igasugused pärjad ja selline nii-öelda, ma ei tea, käsitlustaffe, et saad ise pärgamisterdada ja meie kõike veel. Ja ma praegu avastasin, et neil on sellised nagu rosetid siia tulnud, naturaalne nulurosett, ma näitan teile.
nagu selline ja hind on ka minu meelest jumal okei, 12,90 ja sa saad sellise lauaseade endale nagu. Ma mõtlen, et ma vist isegi võtaksin täna endale. Ma ei tea, kui kaua ta püsib. Aga samas oleks nii ilus laua peale ja ta on kuidagi nagu... No ma ei tea, mulle nii meeldib see. Ma tulin nüüd siia jõulumaale ja ma reaalselt ikka kord, kui ma Kardestis käin just kui see, peale seda, kui see jõulumaa on avatud ja kui Lidl Touch tõi oma nagu tooted ka Kardestisse, siis ma iga kord peatun selle kalendri juures ja praegu mõtlen, et ma kingiksin jättele. Tal oli täna, nagu teeme jutust kuulsite, väga emotsioonide rohke hommikupoolik olnud, nii et ma arvan, et äkki tooks talle see rõõm, et tal oleks veel üks advendikalendrikene. Palun teete sulle advendikalender. Oi, kui ilus! Kes siin peal on? Kes see on? Järgu ja kitseke või? Seal on igasugused ehted vist sees. Meeldib? Täiega nunju või? Ma olen nüüd Tallinnasse jõudnud. Ma lähen võtan kiirelt kauksi toidumaailmast kommikarbi ja siis viime kleidi tagasi. Kleidi sain ilusti tagasi viidud. Nüüd on see asi ka tehtud ja siis ma hakkan nüüd kooli poole liikuma, sest et meil täna reklaamitund. Eelmine nädal oli meil reklaami asemel musta leiva seminar, kes mu esimest vlogi on näinud, see teab. Aga täna on meil lihtsalt tavaline reklaamitund. Nii et jah, selles mõttes on ikkagi mu lemmiktund ja ma ootan põnevusega. Ma tulin siia manšima ja tund ja ma hakkan aistuma vabandust. Nii haiged reklaamid lihtsalt täna. Ma ka ei saa ära. Väga huvitavad reklaamid on nii. Nii, koolis käidud. Väga huvitav loeng oli. See oli täna pigem selline eetika põhjal ja et milline eetika siis reklaamiinimestel kas siis peab olema või kuidas me üldse nagu selle ümber oma tööd teeme. Et jah, hästi palju pani nagu endasse ka vaatama ja mõtlema, et mis on nagu minu jaoks okei ja mis mitte. Aga nüüd ma tulin bussijaama ja siis aeg koju minna. Ma õnneks jõudsin täna varasema bussile, ma kartsin, et äkki ma ei jõua ja pean 9 tulema. Aga isegi täitsa okeil ajal jõuan täna koju, nii et ma lagen üles sellele. Nii, ma olen nüüd koju jõudnud. Kell on saamas kohe 11. Tellisin endale Woldiga süüa. Siin on Roosi. Tellisin Totopitsat, sest et ma ei tea, mingi hiinakas eriti mind ei kisutanud ja ainukesed asjad, mis põhiliselt minu meelest sellisel kellal lahti on hiinakad või siis Totopitsa või Mac, aga kuna meile Maci sõin, siis ma rohkem ei tahtnud. Nii et ja ma tellisin enda jäätis ka Ben & Jerry't. Good uudis! Yeah! Ma olen õnnelik. Munch õhtusöök on meil siis selline. Mingi ultimate girl dinner reaalselt, aga mulle väga meeldib. Eriti sellistel, ma ei tea, pikkadel päevadel on ju. Nii et ma hakkan midagi tärkast mõnusat vaatama ja no ma jõudsin nagu vlogis ka umbes selline pool ära monteerida. Nii et ma nüüd vaatan midagi head, söön ära ja siis monteerin vlogi edasi. Ja siis magama juba. Nii et jah, näeme järgmises vlogis. Tšau!